ja täna ongi mul selline ümbritsed kõik asjadest, mida ma armastan. Ja meil tuleb juttu, ma loodan, et kõik ilusti armastuse teest. Mul käib siin endal täna ka jälle see pepperminti unda kujuta. Ja täna see mind nii häirib. Ja paneme tänase päeva puhul koos küünla. Minul on selline armas roosa teeküünal ja see on, ma ei tunnegi lõhna praegu. Kuigi see peaks olema piparkoogi lõhnaline. Paneme käima. Ja see difuusor ikkagi veits undab. Nagu ma ütlen, ma ei lähe kunagi massiga kaasa, aga ja seepärast mulle ei meeldinud aroomiõlid, aga nüüd ma olen ikka täiesti, nad on meeldima hakanud, sest nad on iidsed, nad on nagu Kreekast, juba siis kasutati kosmeetikas. Ja tõesti, kui mul ükskord oli siin sidruni aroomiõli ja ma panin seda näo peale koos õliga, viinamarja seemneõliga, tavaline nagu baasõli, mis poest ostad, ise sööd. Ja nüüd nagu kosmeetikas ma kogu aeg kasutan. Küünal läks põlema tänase viinamarja seemneõli juustotstele. Juuksed kasvavad hästi ja salatitele. Mulle meeldib see. Ütleme, et kui natuke rääkida sellest, ongi ta armastame ennast, et siis mis õliga sul on nagu kõige suurem kontakt, et see ongi huvitav, et näiteks minu abikaasale meeldib väga seedriõli ja ta tegelebki nende seedritoodetega, sest ta armastab neid ja mulle väga meeldib viinamarja seemne ja mandliõli, et näiteks kui tahate, et juuksed väga kasvaksid, pange mandliõli, ta on väga paks, aga mis siis tõmbab ju juukseotstest sisse ja kui peanahal teha massaaži, hakkavad juuksed kasvama, sest ongi, et kui me oleme stressis, mures, võivad juuksed langeda või peale sünnitust või seda. Nii, ma toon ühe viiruki ka. Minu enda viirukid on siin. Sellest kõik algas seda, mul endal ei ole siin kõige parema lõhnaga viiruk oli Fairy Dreams, see oli magusa mandli, et see oli minu lemmiklõhn. Aga ei ole enam seda, ei saa tellida ka. Võtame Archangel Samuel inglise keeles ehk peaingel Samueli kutsume ka välja. Ja meeldib alati natuke nuusutada. Aga täna ma ei tunne, äkki mul on jumal küll. Mis gripp see on? Lapsel tuli ka järsku 39. Aga näed, ei saa mitte midagi tegemata jätta. Ja minu jaoks näiteks ka küünla süütamine ja see viiruk, see viib sinna. Ja kutsub minu jaoks selle peaingel Samueli siia. Nagu ma ütlesin, et piisab, kui mul on küünal või viiruk. Ja ma saan ka võõras kohas inglite poole pöörduda. No, vaat mingi hetk on nagu niimoodi, et kui sa saad nagu nii-öelda käppa selle inglite poole pöördumise, siis võid tahta nagu, et sa saakski ainult niimoodi. Aga vahepeal peab teises kohas olema. Nii. Ja siis hakkame pihta. Nii. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu. Nii nagu taevas, nõnda ka maa peal. Igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna andeks meile meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au, nüüd ja igavesti. Aamen. Palun tule minu juurde peaingel Samuel, peaingel Gabriel, minu kaitseinglid ja armastuse inglid. Kõik inglid, kes aitavad meid täna.
aamen. Hingame hästi sügavalt sisse ja välja. Ja nagu ma ütlesin, et iga kord, kui ma pesen, et ongi rituaalid, et ingliteraapiaks valmistada, on alati inglid, et natuke võimlen, pesen, panen spetsiaalsed riided selga, et nagu võidin ennast, et ma tunneks hästi, see on nagu püha ka, viiruk, mürr, õlid. Valmistad ennast ette seansiks ja juba sel ajal tuli mulle nagu tekst, mida ma täna kirjutasin välja, mida teile rääkida. Ja nagu ette oli juba teada, et tänase teema on siis armastuse tee puhastamine ja sellega seotud asjad, mida me seal siis kõik näeme. Et olla armastuses ja see oli ka minu jaoks väga uus, et aeg. Armastuse tee puhul on tähtis aeg. Põhimõtteliselt võib nagu võtta endale liivakella, et armastuse tee sümboliks on ka aeg. Ja aeg olla siin, kohal ja praegu. Et sa saad tegutseda siin planeedil Maa ainult siin ja praegu, selles ajahetkes, mis täna on. Ja selle sümboliks võime, nagu Ingrid praegu ütleb, kui sa istud, miks on see, et paneme jalad maha või nagu kindlad maha. Et paneme jalad maha, istume sirgelt, me oleme toetume jalad maha, me oleme siin ja praegu. Käed võidki kokku panna, et ma olen siin. Sa saad tegutseda ainult siin ja praegu täna. Minevikust tuhnimine, mineviku kogemused, tuleviku unistused õhulossidest viivad sind nagu eemale. Nagu ongi mineviku kogemustest tuhnimine või ka rõõmsate asjade peale mõtlemine minevikust ja nende soovimine. Või mis, et me soovime minevikku muuta või me elame minevikus. Et kõik need tegelikult tasuks minema lasta. Tulevikust, nagu me rääkisime, küllus me manifesteerime, paneme kirja, me aga me peame nüüd ka minema laskma selle unistus. Me ei saa kogu aeg selles olla ja elada. Me peame tundma ennast nii hästi, et me julgeks olla olevikus. Et üks oht on see, et kui te õpite väga hästi manifesteerima ja tuleviku peale mõtlema unistada, et siis me nagu hakkamegi seal elama või olema. Et siis see nagu viib meid maast kõrgemale. Ja selle toob siis kohale tänulikkus ehk tänapäev, hetkes olemine. Hetkes laseme minevikul minna, nagu oli see mustad varesed kraaksumast ära, ka rõõmsad asjad, mida me tahame toime saaks veel seal teatris või selles kleidis tantsida. Ka nendel peame kahjuks minna laskma. Need olid ja me võime loota, et meil tuleks neid veel. Ja olla tänulikud, nüüd ongi jõuame tänulikud, et meil need olid. Aga me ei saa nendes elada. Me peame olema siin ja praegu hetkes. Hetkes on õnn ja rõõm. Ja see tänulikkus võrdub tänapäev. Hetkes olemine. Et ma olen tänulik selle eest, mis sul on. Nii kui hakkab see, mis elus võtta hinga hästi sügavalt sisse ja välja ja ole tänulik kõige eest, mis sul on elus. Vaata ringi ja vaata, mis sa märkad. Ja seega peadki olema hoolas, et sa ümbritseks ennast asjadest, mis teevad sind rõõmsaks. Ja nii ka ingliteraapias, miks inglid ütlevad, et pane altar valmis. Sellepärast, et kui sul hakkab fookus ära kaduma, näiteks nagu ma praegu kohe selle ingli küünla peale ja mul on kohe selge, millega ma täna tegelen. Ja see ilus kujund loob ilusa tunde mulle. Ja ümbritse ennast asjadega, mida sa armastad. Käi alati üle. Me rääkisime, kuidas peangi Sandalfoniga puhastada ruumi ja oma asju. Ja tegelikult, kui selle maagilise asja ära teha, siis sa tunned jõudu endas, et korda teha oma toad ja asjad. Peale seda nagu suure väega. Nii. Näiteks hiljuti ka ostsingi endale sellise väga Minerva poes nagu üks, kellega ma tunnen nagu suurt sidet, no ütleme, et tema on ka siis minu armastuse tee peale, ma täna ja ostsin talt peegli
et läksin temaga rääkima, siis ostsin ta poest sellise peegli, mis siin on jälle sümbolid, mis mulle väga meeldivad ja mis mind aitavad. Isegi ma ei tea, miks ja kuidas, aga ma tean, et mul on suur side ja hoiad neid enda lähedal. Jooge nagu inglid alati ütled, et oma lemmiktassist kohvi või teed, et iga hommik teil oleks see rituaal, on ju. Et armastaks, no mina armastan lisaks veel portselani ja tasse ka väga. Ja pange siis oma lemmiklõhn peale, et ta lõhnaks hästi. Sest juba lõhn viib tujud rõõmsaks. Tehke midagi hommikul, ongi, et kas pange inglikaarti päevaks, nagu siin on väga ilusad värvid. Ja mõtleme, mis täna... No, ma tundsin success. Ja perfect timing. No, ikka tuleb edasi. Opportunity. Väga head sõnumid. Kohe täitub. Ja ma tunnen, et see on õige, ma tunnen seda kõhus. Et see sõnum on õige. Need kaardid natuke kleepusid. Ma tunnen, et nendes on sära. Ja see kohe jõuab musta, et teadmine ja kõhus siuke meelditunne. Ja see kohe tuleb siuke mõte ka, mida ma palusin, millega ma hetkel töötlen, mida ma teen. Nii. Et täna, et õnn ja rõõm. Proovime olla õnnelikud ja püüamegi ennast ümbritseta nende inimeste olukordade ja asjadega, mis teevad meid õnnelikuks ja rõõmsaks. Kui miski su elus tundub väsitav ja raske, saad alati inglitelt paluda, et see olukord laheneks. Et me püüdleme koos inglitega, et me oleks õnnelikud ja rõõmsad. Juhtuvad asjad. Siis nad juhtuvad. Paned jala maha. Jah, see on. Ja et olla ka rõõmus oli üks siuke, et see mure läheks ära, on siuke palve. Et kallis Jumal, palun aita mul vastu võtta asju, mida ma muuta ei saa. Ja palun aita mul muuta seda, mida ma muuta saan. Ja palun anna mulle tarkust, et nende kahe vahel vahet teha. Tänan. See võtab ära selle liigse muretsemise ja annab ka meile teadmise, et kui vaja, me peame tegutsema. Mis iganes maailmas juhtub või uudistes, ärge koormake ennast nendega, ärge lugege iga päev lehti, kui teid just ei juhatajata sinna. Sest kui teie ei saa midagi ette võtta, ärge looge oma maailma pilti negatiivsest. Alati juhtub midagi. Alati kuskil miskit juhtub loodusõnnetus, juhtub asju. Kui teie ei saa midagi muuta, kui teie ümber seda ei ole, ärge koormake. Nagu oli, et me peame keskenduma elu eesmärgile kõige tähtsam. Ja et miski ei viiks meid kõrvale. Aga et me oleks nii-öelda nagu heas vibratsioonis, õnnelikud ja rõõmsad, et üldse vastu võtta neid kõrgemaid sõnumeid Pengel Gabrielilt, Külluse inglitelt, oma eluteelt, peame olema nii-öelda nagu see on keskmes ja rahulikud. Ja hästi hea on lülitada oma päevakavva selline hingamisharjutus, ükskõik milline. Ka siin ingliteraapias on algul see, et hinga hästi sügavalt sisse ja välja, istu sirgelt, loe mõttes 8, kui sa hingad sisse ja mõttes 8, kui sa hingad välja. Ja seda võid teha. On ka ta teistsuguseid. Minule juhatati, nagu inglid alati juhatavadki, et järsku nagu sahtli põhjast leidsin oma välja prinditud kavad, mis mu ema tegi. Need on väga vanad nõukogude ajast. Hingamisharjutused hatha joogast. Ja mul oli just nagu väga suur probleem, et nagu kaal kogu aeg, nüüd ongi juba, ma olen 41 vist juba, ma ei lähe meele, vanus meelest ära, 41 ja kaal ei lähe enam niimoodi, et võid paastuda, võid teha, aga ta seisab. See on see hormonaalselt ja siis, et ei lähe, vaid hoopis tõuseb, et nii kui ühe klaasi mahla võtad, nii kilo tõuseb. Ja palusin abi ja järsku ongi, et inglid tuletasid mulle meelde, mul sealt sahtli põhjas oli see välja prinditud hatha jooga hingamisharjutused, mis siis peaks ka peale sünnitust nagu kõhu korda panema. Mul olid need selgeks õpitud ja need on tõsiselt imelised, sellised erinevates poosides niimoodi hingad ja tegin seda täna värske sõhus akna juures ja tead, see teeb tõsiselt imed, kus rahustab, sul on kõik kohe rõõmus, kui sa saad õhku. Nii on ka näiteks ennem laulutundi, ma vahepeal võtsin laulutunde, et ma tahtsin väga lauljaks saada.
aga ei õnnestunud. Ma ei suuda viisi pidada. Olev nii raske. Mul on kõik muu, aga aga laulutundide alguses olid hingamisharjutused nagu väga-väga pikalt ja siis need tegid nii õnnelikuks, et laulutunni lõpuks olid nagu, sa olid nii hetkes, sa olid nii kohal, värvid läksid nii erksaks ja päike paistis nii eriliselt, kõik hooned olid see oli nagu superhing oleks kohal. Ilma meditatsioonide asjades see oli võrratu, et laulutundi koos nende hingamisharjutustega võib võtta, kui ta tahate oma hinge kohale tuua ja olla rõõmus ja hetkes, et laulmine. Nagu kui jõuamegi nüüd siia tagasi näiteks, mis mu raamatus ees, et nagu Jumal alati ütleb, et vanad eestlased on väga targad ja nendes on see nagu kana-muna lugu ja nemad ju laulsid ja tantsisid kogu aeg. Ja see on hinge üks tähtsamaid omadusi. Neil olid töölaulud, neil olid loitsulaulud ja tegelikult näiteks minu nimi, hinge nimi Melodia tähendab šantimist. Šantimine ja see on nagu hispaania keeles võtta niimoodi šantimine ja laul ongi nagu loits või laul oli varem, millega siis kutsuti välja ja mõtle, kui veel hulga inimesi kokku tuleb. Vaata, kui te mulle tookord tegite tervendust, mul on siiamaani see nagu imeline kogemus. Polnud kunagi seda tundnud, aga kui inimesed saavad grupika kokku ja kedagi aitavad, see on väga võrratu. Ja nii ka inimesed siin eestlased, need laulsid, tantsisid. Siis olla kohal, olla õnnelik, laulame, tantsime, naerame ja üks siis lähme aga sügavamale, et olevikus armastuse teel, nagu Gabriel rääkis nii ilusasti, et ainult täna saan ma armastada ja kallistada, ainult täna ma saan süüa ja seksida. Ainult täna saan teha pai oma kallitele ja ainult täna saan ma naeratada. Et ära upu minevikku ja tõuse liialt tulevikku, et lakkad olemast olevikus. Ainult siin saad vastu võtta õnnistusi ja tegutseda oma eesmärgi nimel. Armastuse tee annab tasakaalu vaimsuse ja külluse vahel. Ja ta ongi seal niimoodi, et siin on näiteks vaimsus, küllus ja keskel on armastuse tee, mis annab tasakaalu. Armastuse tee on üks imeline tee, mille põhivärvideks, nii on, kuidas mina seda näen, kuldne ja roosa. Need sümbolid ka, need jälle ilusad asjad, mis mind õnnelikuks teevad, kuldne ja roosa on armastuse tee värvid. Aha, selle pealt, nüüd ma saan palju tõesti, näed, siin on ka kuldsed asjad. Ja mul on ka tegelikult raamatud kirjutatud ja need on ka Inglipoes müügis. Mul on eesti keeles armastus on kohal ja inglise keeles love on sight. See on nagu ammu pise tagant must. Ja ongi, tegelikult energiad on erinevad. See, mis inglise keeles tundub nagu hoopis teine raamat ja eesti keeles on teine, kus mina siis filosofeerisin natuke armastuse teemal ja kirjutan, mida naised armastavad, mida mina armastan ja mina ei teadnud. Ma kirjutasin selle siis, kui ma andsin oma lapsele rinda ja tahtsin midagi meeldivat lugeda. Vaata, kus peegeldab. Ja ei olnud sel hetkel ei filmi, ei raamatut ja ma kirjutasin selle ise, et tunda seda tunnet. Muidugi iga kord, kui ma kirjutasin kanalis, siin on vaimsust, siin on tõsiselt hea. Ja vahepeal, kui ma olin teel, ma pisin selle kotti ja ma võtsin lahti ja iga see hetk tegi mind õnnelikuks. No nii sai ka see kirjutatud mulle ja ka ma loodan, et teistele. Et pikalt niimoodi filosofeerides, mis on nagu naise teeb õnnelikuks ja mis naisele selles elus tähtis on. Ja siis nagu ma saan aru, kui Jumalaga alati kirjutad, seal on nii minevik, olevik kui tulevik koos ja siuke jutt kokku pandud. Ja nagu ikka armastuse tee asjad. Et iga üksteist võiks põhimõtteliselt kirjutada endast sellise raamatu, mida sa tegelikult armastad, mis sind õnnelikuks teeb, mis on armastuse tee tähtsad elemendid.
ja võiksidki võtta pastaka, paberi, pliiatsi, mitte praegu, aga pärast kirjutada üles, mida ma armastan. Et ja nagu hing ongi alati selline kunsti, et pange kirja, mis muusikat te armastate, millist kunsti te armastate, milliseid filme te tegelikult armastate. Mina võin siin otsa lahti teha, minule meeldib seriaalidest kõige rohkem Hercule Poirot ja nüüd see on Good Witch on seal Netflixis. Soovitan kõigile vaadata, kes maagiaga tegeleb, hästi tore sari, selline jälle naiselik, romantiline, täis asju, just selle teema südametsakraga. Me vaatasime seda tütrega koos, siis ka naiselikkus, armastus, et kindlasti tõstab seda. Ja nii edasi, et milline kunst meeldib, milline muusika meeldib. Soovitan teil võtta näiteks, kui teil on telefonis, kasutate YouTube'i, teha omale playlistid sinna. Iga tuju, mul on, kui ma teen meiki playlist, kui ma töötan playlist, kui ma teen inglitraapiat, loomulikult seda ma kuulan kõige rohkem, Aeolia playlist, ka kui ma spa playlist, kui ma nagu enda kehaga tegelen, väga relaxing muusika, sleep music playlist on juba olemas, sleep music, ongi see cafe music on, mis aitab, teeb mind õnnelikuks. Siis muidugi, kui mul on väga ekstreemne halb uni olnud või midagi, siis ma pean panema kõik need Frank Sinatrat ja see klassikud. Et need aitavad mind kohe. Või kui on väga raske, siis jõululaulud. Või Dean Martin. Et alati mulle tundub, et see nagu, et inglit ütles ka meile võib olla nagu vähemalt minul, et oleviku muusika, et mis on see, minul oli see Dean Martin, That's Amore või nagu see on minu hümn, nagu oleviku hümn. Et ilmselt vaimsuse on Ave Maria ja siis Külluse teel oli see Speak Softly My Love on üks ooperi lugu, nagu tegelikult nagu ka see nagu Godfather Team, aga just see ongi see, et minu jaoks nagu alati on hästi tähtis pere ja see on ka jälle üks nagu naiselikkus, pere, armastus, kogu, et leida siis ka nagu oma laul, mis sümboliseerib sinu teesid. Et see ongi nagu ülesanne, leidke oma laulud, mis sümboliseerivad teie vaimsuse teed, teie olevikku ja mis toovad teid olevikku. Näiteks minu jaoks ongi see Dean Martin, That's Amore, sööd, armastad, kallistad. Ja siis on Külluse tee laulud ehk teie hingelaulud. Neid võib siia olla nagu palju, aga mis toovad teid tegutsema. Minu jaoks on siis kohvikumuusik või džäss. Ja siinkohal on see, et lapsena ma vihkasin džässmuusika. Ma kohe ütlesin, ma vihkan džässmuusikat, heeringat ja vahukoort. Ja nüüd siin praegu ma ei jõudnud panna vahukoort peale, aga selle kohvi peal oleks kindlasti olnud vahukoor. Salatit ma söön heeringaga ja džässmuusikat kuulan. 8-aastane oleks pead vangutanud. Ja laul. Kahjuks ma ei saa panna ise siia ühtegi muusikat, kuigi ma väga tahaks, muidu mõtlen, kas oleks võimalik. Ei saa, aga pole midagi. Teeme nüüd selle meditatsiooni ja lähme nüüd kõik ise sinna armastuse tee peale. Ja vaatame, mida me seal näeme. Et ei olegi, et siis räägin kõike juurde. Nii, säti ennast mugavalt nüüd istuma. Hinga hästi sügavalt sisse ja välja. Lase ennast täiesti lõdvaks, lõõgastunuks ja rahunenuks. Hinga hästi sügavalt sisse ja välja. Lase kõigest lahti. Lase lahti oma muredest, probleemidest, raskustest ja tegemistest. Nüüd on tulnud aeg, mida sa pühendad vaid hinglitele ja hinglitega koos olemisele. Hinga hästi sügavalt sisse ja välja.
nüüd puhasta oma keha kiiresti kõigest tumedast. Kutsu enda juurde peaingel Miikael ja puhasta oma keha kiirversioonis. Kujuta ette, ta tuleb nagu imelise valge toruga sinu juurde ja imeb kõik halli, musta, tumeda valguse enda sisse. Ja palun, kallid inglid, aidake mul keskenduda, rahuneda ja vaadata vaid, mida ma näen energeetilises maailmas. Palume veel puhastada. Ja nüüd kujutame ette, et meie ees seisab imeline roosa-kuldne tee. Me kõnnime mööda seda teed ja näeme seda puhtana. Kui te näete seal mõnda olendit või valgust, paluge Miikaelil tulla ja see puhastada. Nüüd näete imelist kuldset väravat. Mind nii väga segab tänase teises toas on mingi jutustamine, et äkki kas ma panen selle kas või kahisema siia, aitab. Elu. Puhastame jälle uuesti, nagu läks välja, ma pean uuesti tee käima, kõik läheb väga valgeks, hingid tulid õnneks appi rohkem, valge kuldne ja tee. Palun, kallid hingid, palun, et seal kõrvaltoas need inimesed oleksid hästi tasa, et ma saaksin seda meditatsiooni teha. Tänan, aamen. Tavaliselt see aitab, et peaingel Tšaamoli poole saab paluda. Sellist on nii, nüüd kujutame ette roosat kuldset teed ja roosa kuldset väravat. Te lähete oma armastuse teele, see on imeline roosa kuldne. Nüüd kerkivad teie ette inimesed, lapsed, aga ka loomad, linnud või taimed. Kõik, mida te siin ilmas armastate ja mis pakuvad teile tingimusteta armastuse kogemust. Vaadake neid inimesi, nad peaksid olema valges, roosas, kuldses, imelistes värvides. Lubage need rahulikult enda ette kerkida. Ärge püüdke pingutada, et neid näha. Laske oma meelel rahulikult minna ja nähke seda, mis teile näidatakse. Tervitage neid mõttes armastuses, naeratage. Kui te näete seal juhtumisi nüüd tumedas riides kedagi, siis see võib olla märk, et teie armastuse teel on inimene, kes ei soovi teile head. Te võite näha ka kedagi lehvitamas, kui see on teie elust lahkumas. Usaldage seda, mida te näete. Nüüd üks väga imeline valges inimene kutsub teid endaga kaasa ja näitab teile pilte tulevikust. Lähme väga-väga eredasse valgusesse ja te võite näha, kuidas hakkavad teie ees sähvima tulevikupildid. Lubame sellel juhtuda. Lubame endale näidata imelisi nägemusi oma tulevikust. Ja see võib olla ka overwhelming, nagu inglitega alati, miks on paberid ligi. Et võivad ajada nutma, aga mitte kurbusest, vaid rõõmust ja
overwhelming, need on imelised, ma nägin ennast hästi vanana ja ma olin oma abikaasaga koos ja me olime seal muru peal ja see tunne ja see armastus, see oli võrratu. Et ma loodan, et teil see õnnestub ja te saate näha ja nagu ongi, et me saadame, kui kellelgi ei ole seda tagasisaatmise linki, siis küsige, tehke see uuesti läbi, ilma et keegi segaks ja nähke seda. See on tõeline kink. Inglid on imelised. Armastuse tee on imeline. Täname ingleid selle nägemuse eest ja tuleme selle olendiga, selle imelise valgusliku olendiga tagasi oma armastuse teele. Oleme seal, lubame ennast ümbritseda sellel imelisel energial. Nähke imelisi lilli enda ümber tulemas. Ma näen valgeid liiliaid ja imelisi roosasid roose. Ma näen armastuse inglit, kes teeb teile kõigile pai. Ta praegu ümbritseb teid oma roosade tiibadega, võtab teid oma armastuse ümbrusesse, embusesse ja tema armastuse inglite vägi tuleb teie juurde. Te olete ümbritsetud suurest võrratust armastusest ja armastus võidab kõik ja armastus on kõikjal. Ja Jumal võttis selle imelise energia endasse ja loob temaga kõike koos. Armastuse ingel on just kui Jumala abikaasa. See imeline energia, see jumalik, püha, iidne armastuse energia ümbritseb teid praegu oma roosakuldse valgusega, õnnistab, inspireerib ja toob just teile vajalikke teadmisi, mis on ainult teie jaoks tänasel hetkel tähtsad. Usaldage neid, kirjutage need üles märksõnadena või pärast. Kirjutage ülesse. Oleme selles imelises energias, kümbleme ja laseme kogu oma keha selle imelise armastuse energiaga täita. Hingame samal ajal sisse ja välja. Anname vabaks kõik oma mineviku kogemused. Lubame nautida olevikku ja õnnistama oma tulevikku, kuid ei jää sinna kinni. Tänan. Aamen. Nüüd näeme seda armastuse teed nagu pauna. Tuleme mööda teed tagasi ja näeme seda tõeliselt puhtana, kirkana, valgena. Näeme, et see tee on alati ilma takistusteta ja puhas. Jõuame oma keha juurde tagasi ja kujutleme nüüd ette, et meie tee kohal seisab väga-väga suur armastuse ingel ja ta hakkab oma kätest välja voolama jumalikku armastust. See voolab teie jumaliku armastuse teesse, täidab selle üleni teie nagu paunane sinna ja teie sisse. Ja see jumalik armastuse energia valgus täidab kogu teie armastuse teed, pauna, teie tee ja teie keha, kõik teie keharakud, kõik teie keha sees, nähke pead, kaela, käsi, keha, jalgu, kõiki täitumas selle imelise jumaliku valgusega, jumaliku armastuse energia valgusega. Nähke, kuidas te täitute selle jumaliku armastuse energia valgusega. Ja nüüd nähke, et te nagu kirgate välja nagu päike, nagu plahvatus teist välja, teie aurasse, teie ruumi, kogu maailma, kogu Eesti, kogu maailm, kogu universum ja Jumala juurde käest, et imeline armastust kiirgav, valgusrikas Jumala laps, jumalik olend, valgusrikas armastuse olend. Te olete imeline, kerge ja puhas armastus, piiritu, võitmatu ja vägev. Oleme selles vägevuses ja rõõmus. Lubame veelgi enam rõõmu enda juurde tulla. Ja nüüd te näete, kuidas selle armastuse energia, mis on imeline roosa, selja tagant tuleb välja üks nagu pisike lapseke. Ja ta hüppab ja kargab ja ta on üleni kollane ja see on rõõm. See kuldne energia seal armastuse energia juures on tema laps, tema rõõm. See on rõõmu energia, iidne energia. Kaibi ingel Tšoofiel on tema
sarnane temaga, temal on rohkem valget juures. See imeline rõõmuenergia nagu väike särav päike laps tuleb teie juurde, võtab teie käed, paneb teie käed käte peale nagu ja annab teie kätesse imelist rõõmuenergiat. Sirutage nagu käed välja ja lubage tal täita ennast rõõmuenergiaga. Lubage täita rõõmu, õnne ja rahuloluga. Õnn, rõõm, naer, õnn, rõõm ja naer. Lubage sellel imelisel rõõmuenergial ennast ümbritseda. Te võite tunda, kuidas kogu teie keha ja aura muutub järsku pulbitsevaks. Te tunnete nagu väikesed rõõmupalkeseks, ümbritseks teid, kõditaksid teid seest, väljast, ümbert. Kõik on erutav, exciting, rõõmus, põnev ja kogemust väärt. Täname neid imelisi iidseid energiat, täname meid õnnistamast ja hästi kohtlemast. Täname neid ja palume, et nüüdsest päevast peale oleks nad alati meiega. Ja me teeme asju, et neid enda juures hoida, neid kutsuda. Ja kindlasti oleks meie järgnev nädal nende energiatega õnnistatud. Ja vaatame siis kõik, mis see õnn, rõõm ja armastus meile toob. Hingame hästi sügavalt sisse ja välja ja täname neid energiaid, kes meid aitasid. See oli meie tänane armastuse tee puhastamise energia. Ja siin püüame siis tuua ennast tagasi. Alati selleks ongi need. Nüüd saame aru, miks kõik asjad altaril on. Vesi toob meid siia hetke tagasi. Muidu ma tunnen ka, et ma olen nagu kuskil hästi kaugel ära läinud ja pole hetkel. Natuke pilkutamegi, et tagasi saada, et see oli nii. Hingame. Ja asume siis kirjutama, et ongi, et võtab. Ma siin. Kirjutada üles, mida sa teed. Mul on siin unamagustoid, mida ma kavatsen teha lastega. Pange alati kirja neid tegevusi, mida te hakkate tegema. Võtke siis märkmika armastuse teele ja pange kirja, mida te armastate. Et teil rasketel hetkedel ei läheks meelest ja kui te olete kirja pannud, hakkate selle poole tõmbama. Vanasti oli hästi lahe. Märkmiku 5 oli, et kus ne kirjutasidki üles oma laste hulgas levis oma lemmiklaul, lemmikmuusika, et teised lausa tahtsid teada, mis on teistel. Tänapäeval meid kõik huvitavad, mis on näiteks staaride lemmiklaulud või muusikad. Ja need on tegelikult, need on hinge tähtsad omadused, mõelgegi või millist raamatut te tahate lugeda, mis on teil lemmikjook, mis on lemmiksöök, lemmikfilm, lemmikkogemus, kõige imelisem kogemus, millised sööke te soovite süüa, keha juures ka rääkisime nauding ja toit, milliseid kogemusi te tahaksite veel tulevikus armastuse teega seoses kogeda, kellel pole partnerit elus, romantilist, kirjutage ülesse. Millist suhet te soovite? Võtke arvesse nüüd just peale sellist meditatsiooni tasuks seda teha, kus te olete armastusenergias, väärtustate ennast ja panete kirja, aga jätke välja tema välimuse kirjeldamine, sellepärast et tihtipeale see, mida meie soovime, võib tulla pakendis, mida meie ei oska ette kujutada. Kas või see ehe näide, nagu inglid ütlesid, et kui te soovite endale tumeda juustega kaasat, aga tegelikult on teile määratud blondide lokkidega. Mis siis teha? Kas ta peab juukseid värvima hakkama või väga raske on seda muuta. Ja kui te hoiate sellest kinni, siis soovitu ei saa teieni tulla. Pange kirja täpselt, millist suhet te soovite. Võite teha seda erilise kuu ajal või erilise tunde järgi. Aga ka eriti just, kui olete midagi sellist armastuse teemal teinud. Pange see nagu armastuskiri kirja. Pange see näiteks akna peale kuule vaatamiseks oma roosad kristallid juurde, roosa roos, tehke nagu altar. Ja siis pange see sahtli põhja. Laske vabaks. Laske universumil see endale tuua. Olge tänulik.
palvetage vahepeal, kui vaja, kui lootus hakkab kaduma või midagi, paluge kas või teistel enda eest paluda ja siis õigel ajal tegutseda. Ma tundsin, kuidas hingel mind puudutas ja nüüd ma natuke keskendun, kuulan, mis ta veel soovib, et ma räägiks teile täna. Armastus on imeline tunne ja emotsioon ja nagu oligi ta tingimusteta armastust saab tunda kohe iseenda vastu, oma laste vastu, oma taimede vastu. Tingimusteta armastus on kink. Kui te suudate tingimuste armastust tunda, on teil südame tšakra avatud ja kõik teie elus nagu laabub. Ja sellepärast püüelge alati selle poole, et teie südame tšakra oleks avatud ja te näeksite elu siiski läbi roosade prillidega. See ei tähenda, et te peaksite muutuma millekski teiseks, aga uskuge, armastus aitab kõigis ja kõiges. Pole vaja nii tõsiseks muutuda siin elus. Armastus saab tunda kõige vastu. Kui Jumal lõi armastades, siis seda armastus on kõikjal. Päikeseloojangus, lilledes, puudes, taimedes. Keskenduge armastusele ja armastust tuleb teie ellu veelgi enam. Isegi kõige pimedamas, räpasemas, kurvemas ja nukravamas situatsioonis ju kohas on alati päikesekiir, alati valgus. Nähke seda ja keskenduge sellele ja te rohkendate seda, täites iseennast valgusega, täidate valguse ja armastusega kõik, kes teie elu ümbritsevad, kes teie ellu tulevad, nii kodus kui tänaval. Lubage sellel imelisel energial väga tihti ennast ümbritseda ja te saadate korda võrratuid asju siin maailmas. Kuid eelkõige peate te armastama iseennast. Ärge sõidelge endaga asjade pärast, mida te olete teinud või tegemata jätnud. Olge enda vastu helde, aga ka armastavalt karm, kes upitab üksteist või tegema asju, mida on vaja teha. Nagu hea lapsevanem, olge ise endaga. Alati, kui te mõtlete, mida teisele öelda, mõelge, kui minule seda üteldakse. Kui te midagi teete, mõelge, kas te tahaksite, et teile seda tehakse. Iga mõtte, sõna ja tegu võiks olla läbi armastuse prisma ja selleks aitab, kas te ise sooviksite seda kogeda. Siin tuleb see püha sõna, tee teisele sama, mida sa soovid, et sulle tehakse. Olge alati tähelepanelik oma armsamate suhtes, inimeste suhtes, kes on teie elus. Pidadage ka nende kohta märkmikku näiteks, mida neile kinkida, kuidas neid rõõmustada. Pange tähele, mis neile meeldib, rohkendage nende armastust, märgake, milles nad on head ja utsitage neid tegema oma elu eesmärki. Meenutage neile ja kui nad vajuvad masendusse või kaotavad rõõmu, aidake neil tagasi tulla armastuse ja oma eesmärkide juurde. Ärge tõmmake teisi maha ega iseennast, öeldes, tehes ja sõnades millestki halvasti. Olge armastuses ja külvate armastust. Kogute Jumala juures sulgi ja muudate maailma paremaks paigaks. Seda saate teha, kui te olete armastuses. Sellepärast on armastuse tee üks tähtsamaid teesid, mis lähebki otse keha juurest armastusele. Ja armastusele pühendage esimese asjana oma elus aega. Nagu siin raamatu lõpus, inglid meie elus, Jumal räägib, milline on ideaalne päev, liikumine, eluviis, nagu me rääkisime, hingamine, armastus. Inimene sureb ilma armastuseta, laps sureb, inimene kängub ära, armastus on kõige tähtsam. Seepärast ongi tähtis, armastus oleks kõige juures. Kodu, kõik peale seda tuleb peale armastust. Armastage seda, mida te soovite. Pühendage armastusele. Armastus on väga tähtis.
ja peab olema igas päevas. Sellega sa lood. Ja sama oli ka siin rõõm. Et võtke seda peatükki ette, et hinga, need ongi, et olla selles armastuses. Hingamisharjutused, rõõm, ilu. Armastusenergia kaasneb kohe ilu, nagu miks ma ka siin pintslid, naistel alati värvi. Ingliteraapia ongi nagu minu puhul rohkem naistele võtnud, et seepärast oli see pintsel, vesi, ilu alus. Ja tulebki päike, toit, armastus, side Jumalaga ongi. Ja pärast, näed siin nagu ongi, et armastus ja peale seda tuleb alles side Jumalaga, ehk siis ka nagu meie puhul vaimsuse tee ja vaimsuse tee õppetund. Nüüd ma saan aru kõigest. Muidugi ongi, et meie rääkisime küllusest ennem, sest raha on ka, millest me mõtleme ellujäämisest siin maailmas, nagu oli. Aga põikamegi tagasi armastuse peale, et kõike me teeme ikkagi, saades teada, mida me armastame, kes me oleme, on meil palju parem ka nüüd vaadata jälle oma külluse tee peale ja mõelda, mida me saame siia maailma anda. Elu eesmärk ehk unistused on külluse tee. Et võtke see raamatu lõpp ja mõelge iga kord nagu kujutage ette, kui te vaatate neid peatükke, laps naerseb, natuke rõõmune, peatükid eesti keeles, et ta loeb palju inglise keelt ja siis loeb peatükid. See on päris hirmus sõna, peatükid, miks tal on peatükid? Aga jah, et vaatame siis neid peatükke ja mõtleme kehakatte, et see on seotud kehaga ja ka armastuse teega ja naiselikkusega. Millist on, minu jaoks oligi üllatus, et meie kehakatted on nii tähtsad. Palju tähtsamad, kui ma oleks hetkel osanud arvata. Aga Jumal ütles, sellega sa sümboliseerid seda, millised energiat sa täna töötad. Nagu mina tundsin, ma pean panema roosas, no ei saa teisiti. Eelmine kord pidin panema rohelise, et rääkida küllusest ja kuldse. Roosa, kuldse, ümbritseda ennast nende värvidega, et millise energiaga ma täna tegelen. Tegin meigiroosa, ma väljendan maailmale, et minu aura väljendaks seda, milline ma välja näen. Ja nüüd, et mõelgegi, et võtate selle peatüki ja vaatate, millise juurde need, ja kujutate ette oma keha, siis see külluse tee, armastuse tee, vaimsuse tee. Nagu näete seda nagu enda ees olemas. Oma keha, energeetilist keha on ja nagu õhku, nagu ta oleks energia. Lubage endal näha, te võite näha tiibu või ole teid inglid enda ümber kohe või imelisi värve, aurat, siis külluse tee, armastuse tee ja vaimsuse tee. Ja nüüd siit lõpus vaatate rõõm, kujutate ette, kuidas see rõõmuenergia läheb igasse, rõõm ongi see kuldne energia, mis läheb igasse tee keha ümber, tee külluse tee, armastuse, vaimsuse tee juurde. Ilu. Jälle kujutate, milline värv võiks olla ilul. Tuleb nagu roosa, kuldne, tšoofiel, valge. Siis liikumine, jälle kehaga seotud, aga ka armastuse tee peal. Mõelge, millise liikumisega te tegelete. Mis tooks teile armastust? Mismoodi te armastate liikuda? Vesi. Nüüd kujutage ette iga oma tee, seda elementi, iga oma teega. Kuidas? No ongi külluse teel oli juba see purskkaev. Ja näete, nagu küllust tuleks vesi ja purskkaev ja vesi. Siis millist vett te armastaksite juua? Mul need muutuvad ajapikku. Praegu meeldib mulle kõige rohkem kraanivesi, mis on pandud korraks külmkappi. Ostan plasmaspudeli ja täidan selle, joon selle tühjaks muidugi selle veega ja panen külmkappi ja armastan seda vett juua, mis on natuke külmutatud. Ja see on hoopis teine, mis näiteks kraanist võtta mulle ei meeldi. Ja kõige parem pudel on Vichy sidruni pudel, mis on väga tugev ja teda saab niimoodi kinni võtta, et isegi trenni teha. Ongi, et milline vesi teile meeldib? Kunagi meeldis Perrier mulle väga, ma olin Prantsusmaalt. Siis meeldis jälle Värska, Eesti oma. Et tutvuge ja läbi armastu siis päike, et kuidas teil on suhe päiksega? No mina armastan kõige rohkem päikese tõusu. See on nii maagiline, see on nii imeline. Ja muidugi päikeseroojang, nad on alati pildistatud. Ta on nime ilusad. Ja muidugi ka lihtsalt kui päeval päike paistab ja mina alustan siin oma meditatsiooni üldse, kui ma õppisin, ma
vaatasin, meie õpetajaga oli ainult päikese käes. Ma vaatasin päikesesse, panin silmad kinni, lasin seal kõik kuldsega täita ja siis mediteerisin ja nägin niimoodi silmad kinni ja vaatasin päikesesse. Ja ma olen alati uskunud, et päike ravib ka silmi ja silma nägemist. Ja ma olen alati niimoodi kuidagi vaadanud päikesesse ja kuidagi, ma ei oska seda isegi õpetada, aga mul on väga hea silma nägemine, nagu ma näen nagu väga-väga kaugele ja siis ma tean, et selle üks põhjus on see, et ma lasen nagu vahepeal, kui pimedas ajas või nagu silmapõhjadesse peab laskma päikest. See ei ole nii, et sa otse vaatad nii, et sul must plekk tuleb. See on siuke imeline trikk, mille ma lapsepõlves ära õppisin, aga ma tean, et silmapõhi peab saama päikesega kaetud, et näha hästi, nagu see, ja see tervendab. Ja päikseprille ei tohiks väga palju üldse kanda, sest siis see kahjustab. Ja prille, kui peab kandma, siis alati selles õiges numbris ja proovida seda päikest vahepeal lasta silmadesse ja teravdada silmi, et vaadata hästi kaugele, pingutada, treenida oma silma, siis tuleb see nägemine parem. Ja ongi kõrgelt arenenud meeled on ka üheks eesmärgiks, et näha selgeltnägemist. Pole mingi ime, et ma ka selgeltnägemisega tegelen, sest mul on väga hea nägemine. Ongi, kunagi oli ka väga hea aistmine ja kuulmine ja tajumine. Need meeled olid väga erksad. Ja sealt edasi ongi normaalne jätk. Nagu selle raamatu järgi normaalne jätk, siis kõik need kõrgemad tajud minna edasi. Ütleme, et juba muusikud, heliloojad on kõrvadega seoses kõrgema energiaga. Ja ütleme, toiduvalmistajad, kokad, meisterkokad nagu haistmise ja maitsmisega muusikud. Ja siis massöörid siis tajumisega ja kõik need. Et toit. Mis toite te armastate? Aga kui võttagi nagu siuke prantslaslikud on, aga mul alati mõtlen, mis toitu ma armastan, nagu easy breezy French girl, et sealt tuleb see välja, mida ma tõsiselt armastan. Mitte see, mida, nagu mis me räägime depressiooni söömisest või murede alla tampimisest söögiga. Me räägime siin sellisest asjast. Ja siis ongi armastus, kuidas te kujutate ette armastust oma elus ja pange see energia nagu igale poole oma elus. Mõelge kõikide elementide üle, pühendage aega, kuidas te mõtlete oma kodu peale, kõige asjade peale, mis teid ümbritseb. Kas teid ümbritsevad asjad, mida te armastate, kas te teete seda, mida armastate. Püüelge selle poole, et kõik teie asjad ja elemendid oleks armastusega, et te tunnetate, et teil on armastust täis. Mõnda asja me ei saa ära, visata või niimoodi, aga püüelda saab selle poole, et me oleks ümbritsetud alati ilu, armastuse asjadega, mis meid teenivad. Et jõuamegi ka varsti nendeni. Ongi side Jumalaga, seda me veel järgmine kord võtame siis sügavamalt. Meie kehakatted on väga tähtsad, nagu ma ütlesin, need sümboliseerivad neid värve, me peame neid armastama, need peavad meid nagu säramale on nagu lilled. Meil on kergem ennast armastada, ümbritseda ja lubada endale neid riideid, mis meil täpselt on vaja. Et ärge muretsege oma kehakaalu pärast, et see on natukene muidugi nihkes, et meil nagu see tuleb, et see võistlemine üldse, et nagu need missivõistlust või see armukadedus või kõik see tuleb sellest mingist iidsest ajast, kui türklased või nagu ütleme, et kuningad pidasid neid haaremeid ja panid naised omavahel võistlema, et võtsid sadu naisi kokku ja kõik võistlesid mingi, vangistus nad olid, nad võisid vihata seda kuningat, aga lõpuks nad pidid võistlema, et paremad asju saada tema foodi õiguste eest ja siis see on nagu meie geenidesse veel jäänud, et me peaks nagu mingi võistlema teiste naistega ühe mehe armastuse pärast. Kuigi tegelikult see on jälle armastuse energia vastane, meie kõigi jaoks on kuskil keegi meie see õige, me ei pea kõigiga võistlema, vaid me peame olema meie ise, et meeldida oma poolekesele. Aga meie geenides on see ja meil on see mälestus, see on siin. Teine asi ongi see meedia, mis teeb, nagu sellest ongi juhilduna, me peame kuidagi võistlema, et tegelikult on olemas pruudiaeg ja siis on olemas abieluaeg ja nagu Jumal ütles, et tema arvas, et tegelikult naine just peabki olema ümarem ja pehmem, lastel hea kalistada. Mees, kui tuleb kuskil sõjast või jahiretkelt, on mõnus seda pehmet naist kaissu võtta, kõik on pehme, ümar, aga nüüd tänapäeval peab olema nagu pruut, kõik kõhna
ja nagu, noh, kuidagi mingi peenike keskkond, et tõsta üles, viia oma koju, teha pruudiks, et tema arust on see kõik nii, noh, teisiti ja noh, ja lõpuks siis ütles, et tegelikult kui kõik on korras, et naine läheb alati peenemaks, siis kui tekib see, kui lapsed on suureks kasvatatud, õpetaja aeg, et naisel tekib siis teadma naise andja aeg, kus ta siis saab käia aasal, jalutada, ravimtaimi korjata, iseendaga tegeleda, mis sest, et tulevad hallid juuksed, see kõik lisaks talle nagu väärikust ja ilu ja noh, nagu läheb nagu uuesti nagu peenemaks ja läheb särama. Et aga kui kogu aeg meedias öeldakse, et umbes, et sa oled nagu expired ja sul ei ole enam nagu väärtust, et nagu võitleme vananemisega ja seda, et muidugi võib niisutada ja aidata oma nahka, aga et see on nagu midagi halba või et me peame olema kortsutud või nagu meil lubada nagu vananeda nii nagu väärikalt tegelikult, et muidugi me tahame, et me keha oleks terve ja vana nagu hallipäiseniga võiks saltot visata, et see oleks nagu see, kuhu minna ja oma keha eest nagu super hästi hoolitseda ja nende ainetega. Ja siis ka see vananemine ei tule nii-öelda nagu jube, jube saab ta nagu alla ainult siis, kui sult võetakse kõik vabadus ära, nagu öeldi Nõukogude ajal, sa töötasid Nõukogude Liidule, sul ei jäänud aega, sa ei teadnud, kes sa oled, mis sa teed ja sul ei jäänud iseenda keha, kui sa nagu tööga väga palju koormad või nagu sul maisusega ka, siis sa ei pane tähele, mida su keha tahab ja sa õigel hetkel ei saa teda aidata ja ta lihtsalt nagu enneaegselt vananeb, enneaegselt läheb katki. Et siis, et armastada ka seda, et ma olin kunagi beebi, väike laps, armastada seda, kus sa oled, nagu see ongi see hetk, et kes ma täna olen. Kas ma olen noor neiu, kas ma olen abielu ikka jõudnud pruut, kas ma olen nagu nagu emaeas naine, kas ma olen nüüd, lähen tarkuri ajastune, kas ma olen päris nüüd nagu iidne tark naine. Et armastada ja õnnistada oma elu, kus sa praegu oled. Ja see ongi jälle, näed, inglid alati soovid, ära loe liiga palju lehti ja meediat, mis sind panevad halvasti tundma ja see võrdlemine ja see teiste naistega võistlemine ja see kõik paneb naised hästi halvasti ennast tundma, oma kehast eemalduma ja mitte armastama oma keha. Et see on kohe nagu siuke kuri plaan naistelt jõu ära võtta. Et see, tumedat jõud ju ka simmessavad ja naistelt on siis ära võetud see tõeline naiselikkus ja jõud ja sellega näiteks mina siis püüan ka siia maailma seda muuta, ma olen läinud jumalanna teele, et nagu iseennast ja maailma muuta naistele paremaks paigaks. Me oleme nagu väga palju unustanud, kui vägevad me oleme, et me oleme jumalannad, et meie sees on see iidne vägi kanda, last luua uut elu. Ja juba, et kas me oleme seda teinud või mitte, aga selle olemusolu, et meie sees on see imeline karikas, meie sees on see imeline lootuseis, et meie kanname seda ja ka meie nagu ütleme, meie rindadest, meie emaks tegelikult voolab välja jumalikku pehmust ja armastust ja sinungi need ongi lõhn ja ilu, eeldus ja õrnus, see on naiselikkus, lubage voolata oma naiseliku energias, just selline naine nagu te olete, nagu kujutate nagu võrrelda nagu haldjate või nagu vinkside, oli üks lapsega, ma vaatasin nagu vinkside, oli muusikaingel, on ka natuke nagu sportlikumaid, võistluslikumaid ingleid, et olla selline naine, nagu sa olla tahad, aga lõpuni. Ja seda pead vaatama enda seest, mitte ühiskonnast, et praegu võid väga eksiteele sattuda selle ühiskonnaga. Kas või see, et peab endale mürki otsa ette süstima botoxit, et jumala eest tuleks see sirge. Aga meie miimikad, selle vastu tegelikult aitab väga hästi, kui et vaata peegli ees, milliseid miimikaid sa kasutad või need ma tegin, aga lase stressil minna, nagu hingad, rahuned, vaata kui meditatsiooni teed, läheb juba ilusaks, on ka olemas need nagu rahustavad, need ka vaimsusega seotud jadeiidirull või roosa kvartsirull, sa lihtsalt rullid need mured minema, masseerid, armastad oma keha, nagu jõuame tagasi nüüd algusesse, õlid, kreemid, sa ise puudutad ja kui sa ka puudutad oma käsi, aktiveeri oma tervendusenergia, et sealt tuleb valgust. Armasta ennast, puuduta ennast armastusega, kui sa pesed ennast, kui sa puudutad ennast
siis tulevadki sulle mõttesse igasugused vajalikud harjutused, vajalikud söögid, joogid, mida teha, et olla nagu ilus, särav. Kas nagu ongi ingliterapeut, jumalanna, valgenõid, kes sa iganes soovid olla, et sa oleks imeline, särav, oleks sina ise. Ja siis luba endale muutuda nagu teistsuguseks, areneda ja et looks täpselt sellise sina, nagu sa olla tahaks. Ilma piiranguteta lõpuni. Tegelikult ei pea selleks olema ei väga rikas ega väga ideaalne. Seda saab teha iga päev. Nende väikeste elementidega, nende väikeste asjadega. Ja jõuame jälle tagasi, nagu mõtlengi, et sellest võib kirjutada raamatu. Mida naine tahab, mis naisele meeldib ja innustan ka teid siis endast kirjutada nagu kaustik või raamat või arvutisse, et mida mina armastan, milline naine ma olen, mida ma siin ilmas armastan, mis mulle teha meeldib. Ja uskuge, see aitab teid väga palju. Et meil oligi siis see harjutus, et kirjutage, alustage kirjutamist sellest, milline naine te olete, mida te armastate, nagu põhimõtteliselt nagu raamat endast. Ja siis võtke need lõpus siin need elemendid, mingi harjutus oli veel, mis ma vahepeal andsin. Aga et siit mõelge neid, mis see Jumala soovituseks igaks päevaks, et kuidas nad nende teede peal välja näeks. Nagu lihtsalt mõelge nende peale, et kui te pole siia jõudnud, võtke lihtsalt see peatükk lahti ja vaadake, et rõõm, milline energia see on, hingamine, milline see energia võiks olla, lugege juurde ja nähke neid nagu värvides ja kujutage neid ette nagu selge oma tee peale, et siin on keha, on külluse tee, armastuse tee ja vaimsuse tee, kuhu need energiat seal läheksid ja kuidas see energia välja näeks, ümbritsege oma teed nendega. Ja armastage ka aastaaegu. Praegu on talv, milleks on ka tänapäeval väga head need nagu Instagramid või need nagu aitavad meil hetke tuua või kui need, et näha neid asju, et meie elus oleks elemente, mida võiks lausa pildistada ja filmida. Ja kui mitte, siis kas või loegu endale näiteks tahvel või, et mis on teie selle talve kõige nagu inspireerivamad elemendid, nagu minu jaoks nagu fliis ja nagu kohvitass, teetass, lastele teen alati kakaod, vahukoore ja marshmallowdega ja ma armastan väga lund vaadata, võttagi tekki ümber küünlad, ma armastan küünlavalgus ja küünlalõhnu ja jõulutuled, need võiks lausa terve talve ajal olla ja me panimegi juba lastele üles, kui nad on haiged, et kui nad vaatavad, nagu Ingrid soovitasid seda, et kui nad on haiged, et see valgused, et vahelduvad valgused aitavad rõõmsamaks teha ja tervendavad, et need imelised valgused ja kui nad ka vahelduvad, aitavad väga hästi, et mis on siis need, mis teevad teie talve rõõmsaks, et võib-olla investeerida talveriietesse, et kindlasti ka talvel saaks väljas jalutada, sest minu jaoks on talv tegelikult kõige ilusam kunstiteos. Iga kord on lumi imeline ja kui veel tuleb külm ja härm ja see on võrratu ilus märgake. Ja seda märkadki, kui sa paned jala maha, et on talv, ma armastan talve ja siis tulevad need, et inimesed käivad ringi, kes vihkavad talve, vihkavad pori. Muidugi, kui sa keskendud, kui ma praegu ka vaatan, et tee läheb alle mustemaks või see soolaga, ta läheb poris, keskendud sellele, vaatad, inimesed käivad morni näoga, seepärast neil on, nad keskenduvad külm ka. Ja keskendud ainult sellele, mis on kehva, aga selle asemel vaatad, kuidas lumi lendab, vaatad katuste peal on lumi, vaatad, kui ilus kõik on, paned ise ilusad talveriided selga, et endal oleks mõnus ja võtad ette jalutuskäik ja mõtled välja, mida talvel teha. Soovitaksin ka näiteks võib-olla midagi minna, kui saab kuskile, kas näiteks mingi õõgvein, piparkoogid, mingi iidne, vana nagu linnus või Tallinnas Hopneri majas oli midagi huvitavat tulenud siin. Võrumaa kandis on see linnus, Tartus ka kindlasti vast on mingeid selliseid vahvaid nagu töötubasid või kus saab teistega koos olla või selliseid piparkoogi valmistamisi ja siis tekib sellised mõnusad energiat, et selliselt osa võtta ja mida veel sa talvelt tahaksid, võib-olla soe vann
kõige meeldivamate sooeste lõhnadega. Ka näiteks nõudepesu teed kõige meeldivamate lõhnadega just selleks hetkeks, just talveks, kõik padjad, tekid jälle need elemendid ja hakka kingitusi tegema kõigile, keda sa armastad. Mõtle, ongi jälle märkmik, et sa teaks, mida teha, paned kirja, mida nad on tahtnud ja mida sa saad teha, siis ongi selle vahel, mida sa tahaks ja mida sul on võimalik ja alati palu inglite abi, et teha kingitusi kellegile. Ja peaingel Saamol aitab nüüd see vahemärkus leida ka kaduma läinud asju. Nagu eile mul läks kaduma väike säilituskarp ja ma juba mõtlesin kohe kõige hirmsamad stsenaariumid, et see kindlasti ma viskasin ta prügikasti. Vaata, mõned pappkastid sööd salati ära, viskad prügikasti. Aga äkki ma viskasin selle ka. Lasin sellel hirmul minna, palusin inglitele aidata ja siis tuleb mul kohe kas hääl või pildina ette, kus see asi võib olla. See oli täiesti võimatus kohas, see oli mänguasjade sees. Muidugi tundus pärast loogiline, et see oli diivani ääre pealt kukkunud mänguasjade sisse, kui ma ise olin seal õuna söönud. Aga see nagu võimatus kohas, kust keegi ei teadnud otsida ja inglid lihtsalt näitavad seda pilti või ütlevad ja usaldad seda ja lähed sinna ja leiadki seal. Ma poleks elu sees, nagu ma ütlen alati, sinna vaadanud või ongi. Ja leiad ka kaduma läinud asjad ülesse. Palud alati abi ja palvetad, et sa saaksid teha imelisi kingitusi. Näiteks, et ma saaks teha imelisi kingitusi oma abikaasale, oma lastele, minijale. Ole alati andmises, hoia kodus asju, mida kinkida, tee kas või valmis sellised asjad kuskil, et kohe võtta midagi kingituseks. Kogudki sellise kasti või riiu, kus sul on sul kingituseks asjad ja nad ootavad oma õiget aega. Et on asju, mis meeldivad kõigile, aga kõige parem ongi enne, kui sa inimese lähed, siis mõtled tema peale, tunnetad ja mõtled, mida talle võiks kinkida. Keskendud temale, tema energiale ja usaldad seda, mis sul pähe tuleb. Andmine on väga võrratu armastusenergia. See ongi tingimusteta armastus ja andmine. Et jõuluaeg on tulema kinkimine, andmine. Armastusenergia aeg ongi nagu jõulude aeg ja jõulud, armastus, romantika on armastuse tee peal. Keerubid on ju seotud selle siingi näed, on keerubid, Cupid romantilise armastusega. Ongi, täna ma söön, täna ma armastan, täna ma paitan, täna ma saan teha, mis on füüsilisega. Nii endale kui teistele, täna ma söön torti, nagu see tuvigi sinna sümboliseerib seda ilusat, tuvi on alati see, et tegelikult ta ütlevad, et oleviku sümbol. Tuvi tuleb alati sinna, kus on armastust. Sellepärast ongi ta tordi ja armastuse juurde, kus on nagu värskelt abiellunud inimesed, armastavad inimesed, siis nende juurde tulevad tuvid tulevad koogilõhna peale. Et täna ma söön torti, täna ma armastan, täna ma teen pai. Et hetkes, et täna ma saan armastada. Täna hetkes. Ja hakkamegi siis kokku võtma. Et alati ma armastan huule ja palve, ma armastan neid, ma tahan neid lause ise ka, et need asjad oleks meil ligi, mida me vaata, kui sarnased on, sellest ma tõmban. No, vahest ma ei saa ise ka aru, seda mul soovitasid. Ma tahtsin nagu ainult juukse, kui ma märkasin seal, et oma tütre lasta nagu kõikides nagu tšakra värvides assin. Tahtsin selle peegli tagasi panna, siis ma kuulsin, kuidas haldas, et ei ära pane, sul on seda vaja. Et niimoodi ma ka haldeid kuulen. Et see on ka üks teine ala. Nemad on ka väga imelised, kes aitavad asjadega ja nende poole saab pöörduda, kui te soovite abi asjadega. Ja peaingel Sandalfoon, muusikaingel, kelle õppisime ka tuba kuristama, iga kord kutsudke enda asjade juurde. Kui toote mingi asja, tunnetad midagi negatiivselt, küll paluge tal iga oma asi puhastada. Asi puhastada selle jumaliku energiaga. Ja kui see pole võimalik puhastada, no siis see, tuleb see, nagu kas ongi põletada,
puhastada, ära kinkida. Kõige viimase asjana ära visata, aga leida talle uus kasutus, ümber teha. Et kõik asjad teeniksid meid, et me armastaksime oma asju. Ja see on võrratu. Ei tahagi nagu täna minna laste ja lõpetada, nüüd on 13 on aeg, lõpp. Üles tõusnud meistrid ka ütlevad, et on aeg lõpetada ja uute asjade juurde minna. Et ma tänan teid kõiki, kes te siin olite. Palju armastust, palju ingleid ja rõõmu teie ellu ja kõik saab korda. Ja järgmine kord siis kohtume jälle ja järgmine kord on siis vaimsuse tee ja vaimsuse tee puhastamine. Seniks aga imelist talve, imelisi kogemusi ja kõike head.